Hea kuulaja, tere tulemast kuulama Eesti Juristide Liidu podcasti Paragrahv, kus räägime õigusest, seadustest ja inimestest, kes nende vahel elavad ja töötavad. Mina olen saatejuht Mirel ja igas episoodis püüame koos külalistega lahti mõtestada, kuidas õigus tegelikult toimib, mitte ainult kohtusaalis, vaid ka päriselus. Nii et jää meid kuulama ja saa teada, kuidas seadustest saavad päris lood. See on Paragrahv. Tänases episoodis räägime me täitemenetlusest ehk teemast, millega paljud inimesed puutuvad kokku alles siis, kui olukord juba on läinud keeruliseks. See tähendab siis hetke, kus vaidlus on läbi, otsus on tehtud, see on jõustunud ja muutunud täidetavaks, aga see päriselu pool alles algab. Olgu see siis seotud võlgnevuste sissenõudmisega või hoopis palju tundlikumate küsimustega, näiteks lastega seotud kokkulepete täitmine. Ja just selles etapis tulebki mängu kohtutäitur ehk roll, mida võib-olla ühiskonnas nähakse üsna ühekülgsena, aga mille tegelik sisu on ju märksa mitmekihilisem. Ja sestap meie tänane külaline on lugupeetud kohtutäitur Risto Sepp, kellega räägime täitemenetluse igapäevasest praktikast, keerulisematest menetlustest ja ka sellest, et kuhu see valdkond üldse edasi liikumas on. Tere tulemast, Risto! Tere! Alustuseks, enne kui me läheme täitemenetluse enda juurde, siis on alati huvitav mõista, et kuidas minu vastas istuv inimene on täna jõudnud sinna, et ta täidab seda rolli, mida ta täidab ja on selle ameti peal. Seega, kas sa palun natukene avaksid enda tausta, ja räägiksid, kuidas sina üldse kohtutäituri ametini oled jõudnud? Et ma ei taha uskuda, et sa väikese poisina mõtlesid, et ma tahan saada kohtutäituriks, võib-olla pigem, ma ei tea, tuletõrjujaks või kosmonaudiks, aga ometi oled sa täna kohtutäitur. Kuidas niimoodi? Jah, kosmonaudiks ei tahtnud saada, tuletõrjujaks ka mitte, aga enda isa eeskujul tahtsin saada lihtsaks autojuhiks. Kuidas ma jõudsin kohtutäituri tööni? Ilmsesti ma pean tunnistama ja tervitama siinpool ka Kristen Lepikut, minu head kursusekaaslast, kunagist kolleegi. Tema on täna liikunud jätkuvalt juristina edasi teistele tööpõldudele. Aga tema kutsus mind täitevosakonda kunagi tööle. Oli selline võimalus, ma käisin kunagi seal praktikal ausalt öeldes. Mulle see väga meeldis, kogu see võla sissenõudmise teema. Ja siis avanes koht ja võimalus päriselt tööle tulla, mitte ainult praktiseerida. Ja sealt see kõik alguse sai. Ma kujutan ette, et kui sa olid õigusteadust õppiv tudeng, siis kas su esimene mõte oli, et vot need kohtutäiturid tavaliselt on populaarsemad ametid ikka, et ma tahan saada advokaadiks, prokuröriks, kohtunikuks. Kohtutäitur tundub mulle kõrvalt selline pisut võib-olla isegi ohtlik amet, et ma kujutan ette, et igapäevaselt puutute kokku inimestega, kes ei leia, et te olete kõige populaarsemad siin maailmas, eelkõige siis võlgnikud, eks ole. Kuidas siis see teie igapäevatöö tegelikult büroos välja näeb? Mõneti, kui paar sõna veel ennem sellest, mis igapäevane töö büroos on, et mõneti hakata nagu mõtlema, et kas ma siis tõesti mõtlesin juba ülikoolipäevil nagu kohtutäituri ametile. Ma tunnistan ausalt, ma ülikoolis kindlasti esimesel 2 kursusel ei teadnud kohtutäituri ametist mitte midagi. Ja see on see osa tegelikult, mis on mõneti pool missioon minu jaoks täna ka, et selgitada seda ametit mitte ainuüksi ülikoolis. Tallinna Ülikooli on mind kutsutud rääkima, aga muuhulgas ka gümnaasiumites, kutsekoolides, et kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kaudu oleme käinud erinevatel aastatel inimestele tutvustamas võla olemust kui ka kohtutäituri ametit. Et ma arvan, et küsimus ei olegi mitte selles, et me tahaksime tingimata juurde saada endale häid töötajaid, mis loomulikult alati on. Ja kindlasti ei ole eesmärk omaette ka, et üle Eesti nii-öelda oleks meil tuhandeid kohtutäitureid, seal on ilmsesti mingisugune limiit seadusandja poolt juba ees. Vaid peaasjalikult see eesmärk, mille pärast me oleme käinud rääkimas kohtutäiturist ja ametist endast, on see, et kõik ühiskonnaliikmed, noored-vanad, teadjad ja mitteteadjad saaksid sundtäitmise olemusest, võlast, rahaga toimetulemisest, ka sellest siis, kui sa oled hätta jäänud ja täituri töölauale sattunud, kuidas käituda paremini aru. Et see on täna nagu minu üks niisuguseid missiooni eesmärke olnud aastaid.
Aga tulles tagasi jah, tõesti ülikooli juurde, siis ülikoolis ma ei teadnud tuhkagi sellest. Küll ma mäletan ühte episoodi, kus kohas ma tõesti nägin, toona olid ju töökuulutused olid kõik füüsiliselt ajalehes. Ja ma toona kandideerisin ühte Eesti suurimasse inkassobüroosse tööle võlanõudjaks. See võis olla 1997 aasta, sest 96 ma läksin ülikooli, 97 ma võisin olla teisel kursusel, ma arvan, et see siis oli. Ja noh, mõneti selle ajale kombe kohaselt, ega siis said tööle põhimõtteliselt ainult läbi tutvuste. Et mina sealt tagasisidet mingit ei saanud, aga naeratas mulle nii, nagu ennem sai kõneletud, õnn siis, kui oli aasta 99 vastu 2000, täpsem tegelikult 2000, millal ma siis täitevosakonda tööle läksin ja toona oli täitevosakond Endla 4 läbi 2 korruse, läbi mitme korruse, vabandust, aga lihtsalt erinevatel korrustel olid erinevad osakonnad. Minu arust oli esimestel korrustel oli Harju täitevosakond ja siis ülevalpool oli Tallinna linnakohtu täitevosakond, kus siis mina töötasin ja seal omakorda olid sektoriteks töö jaotatud, ehk siis mina sattusin tööle lõunasektorisse, mis haaras enda alla vanalinna piirkonna, Nõmme, kesklinna, ma loodan, et mu mälu mind ei peta, aga umbes midagi taolist. Näiteks Lasnamägi oli eraldi ja Mustamägi ja need olid seal eraldi, Põhja ja Ida ja kõik sektorid olid eraldi ja siis seda kõike kureeris, hoidis nendele sektoritel silma peal, igas sektoris töötas seal umbes 5 täiturit ja siis kõiki neid sektoreid nagu haldas siis täitevosakonna juhataja. Inkasso, nüüd kohtutäitur, see võlgade sissenõudmine ikka väga meeldib sulle. Mis sa arvad, miks see niimoodi on, et sind sellised ametid tõmbanud on? Isegi olen mõelnud selle peale ja ma olen erinevatel aegadel tegelikult jõudnud erinevate nagu järeldusteni, aga ma julgeks öelda, et selline kokkuvõttev osa on ikkagi konflikti lahendamine. Ma arvan, on see, mis on mind nagu tõmmanud, aga see on täiesti mitteteadlik olnud. Et noore inimesena ma selle peale küll ei mõelnud, et ilgelt lahe oleks kuidagi mingisuguseid jamasid nagu lahendada. See kõik lihtsalt tundus nagu huvitav. See on enam-vähem sarnaselt nagu huvitav. Noh, noored juuratudengid saavad ju sellest ilusasti aru, et seda infot on ju alati, kui sa õppima lähed, ükskõik mis valdkonda, hästi palju. Ja juristidel tihtipeale ja teistes eluvaldkondades ka tunduvad apetiitsemad need elukutsed, mis on kuidagi kohe arusaadavamad ja põnevamad. Noh, näiteks kriminoloogia. Noh, sa ise ka mäletad tõenäoliselt esimestel kursustel kohe see, et kuidagi tundus nagu eriti põnev. Väga kõik põnev need ja Karjus ja kõik need asjad, No just, kõige põnevad on ju. just. Okei, see on väga hea point jah, sest tegelikult kohtutäituri amet ju, ütleme sellisele keskmisele inimesele ei tundu tõesti võib-olla lahe, et mõtledki, et seal võtad neid avaldusi vastu ja arestid vara ja müüd, kui vaja, aga Tegelikult ei ole. tegelikult ju on palju mitmetahulisem. Ta on hästi palju mitmetahuline ja võib-olla see ongi see põhjus, mille pärast ma julgeksin väita, et noh, minu jaoks ma julgen täna öelda, ma olen seda tööd teinud 26 aastat, et selle aja järgi, kuivõrd ma jätkuvalt töötan sellel professioonil, võib küll öelda, et see on minu jaoks nagu elukutsumus olnud. Et see ei ole 5 aastat või 3 või 7, et ta on ikkagi juba 26 aastat olnud ja ma ei näe, et lähitulevikus, kui midagi nagu dramaatilist juhtuma või drastilist juhtuma ei peaks, et ma peaksin nagu kuidagi professiooni muutma. Ilmsesti ta on ikkagi minu jaoks olnud kutsumus ja ma arvan, et kutsumus peaasjalikult on saanud toetatud just läbi selle ameti sisu ka. Ma julgen lihtsalt kõikidele kuulajatele öelda, et tõesti kohtutäituri töö ei ole selline, et kus ta üksluiselt lihtsalt digitaalselt allkirjasid paneb ja arestimisakte koostab, vaid et sa puutud kokku A-st kuni Z-ini kõikide õigusvaldkonna pisiasjadega ja see muutus on hästi igapäevane. Ta on hästi tihe teemade käsitluse vaates, sest me ju lõpuks oleme ikkagi kohtutäituritena selles üsna viimase otsa nagu vaidluses, kus kohas pooled ei ole suutnud olukorda lahendada ka siis, kui justkui on kõik kokku lepitud, vahet ei ole, on see siis notariaalne kokkulepe või on see kohtulahend.
aga millegipärast ei ole suudetud seda olukorda ära lahendada ja siis nüüd jäetakse see riigi vastutusega nagu kuidagi kohtutäituri õlgadele teatavate seadusest tulenevate õigustega. Mm. Aga enne kui me nüüd selle igapäevatöö juurde liigume, siis üks küsimus veel, mida võib-olla võiks huvitada meie potentsiaalsed tudengitest kuulajad, kes on mõelnud, et mina tahangi nüüd saada kohtutäituriks. Kuidas täna Eestis see kohtutäituriks saamine üldse välja näeb? Ma tean, et seal on mingi eksam, loomulikult on vaja õigusalast magistriharidust. Magistrit ei olegi vaja, Ei ole kusjuures vist jaa, vaja? tõesti bakalaureusest või Okei. rakenduskõrgharidusest piisab. Mm. Sa selleks, et sa saaksid kohtutäituriks, pead sa ära olema teinud eksami, kohtutäituri eksami. Aga selleks, et sa pääseksid kohtutäituriks või sa saaksid üldse sinna lähedale, et sa võiksid eksami teha, seal on ka nagu mitu eeldust veel. Et kõige esimene ja kõige lihtsam, arusaadavam on eesti keele kõnes ja kirjas laitmatu valdamine. Teine eeldus, mis muuhulgas põneval kombel sai minu jaoks taasavastatud, on kriminaalse tausta puudumine, mille pärast ma ütlen, et põnevaks taasavastamiseks, sellepärast et me just tähistasime siiamaani see kuu ja see aasta on meil veerandsaja erakohtutäiturluse aastapäev. Ja märtsis, 1. märtsil 2001 meid ametisse pannutati ja me tegime selle aastapäeva raames raamatu, kohtutäiturite ajaloo-raamatu, mis on täiesti esmakordne, seda pole kunagi tehtud Eesti kohtutäiturite ajaloos. Ja toona selle ellukutsuja, minu hea kolleeg Arvi Pink, selle idee peale tuli ja seal, mida ma tahtsin öelda, ajaloolane Külla Arjakas, kes selle raamatu kokku kirjutas, märkis ära, et juba 15. sajandil, kui põhimõtteliselt täitemenetluse või sundtäitmise niisugused arusaadavad reeglid kokku lepiti või kirja pandi, need olid Prantsusmaa poolt kirja pandud, siis seal oli muuhulgas ka kohtutäituriks saamise üheks tingimuseks, et sa ei oleks kunagi vangis istunud. See mõneti on nagu sarnane sellele, mis tänapäeval on kirjas, et sa ei tohi olla kriminaalkorras karistatud. Aga nüüd tulles tagasi sealt ajaloo juurest tänapäeva juurde, siis tõepoolest eesti keel, karistamatus, eksam, eksami eelduseks on see, et sul on vähemalt baka või siis rakenduskõrgharidus õiguses. Ja eksam iseenesest koosneb nagu 3 osast, ta justkui on nagu kirjalik ja siis suuline, kirjalik osa koosneb 2 osast, sul on testvastused ja siis sul on kaasused vaja lahendada. Põhimõtteliselt sa pead teadma kõiki õigusvaldkondasid. Kõik katsutakse sinus läbi, lõpuks sa teed selle kaasusega ära, kui sa oled läbinud nii-öelda kirjaliku vooru, siis sind kutsutakse vestlusele ja see on nagu enam-vähem nagu kutsesobivus, suuline test, mingi siukene. Ja kui sa oled need ära teinud, siis põhimõtteliselt kohe sa kohtutäituriks nagu ei saa, et kohtutäituriks saamiseks sa oled nagu eeldused ära täitnud. Peab olema ju hästi oluline, et on mingi vakants, ehk siis riik peab nii-öelda nagu selle välja kuulutama. Aga mida nagu kuulajatele võib öelda, et võib-olla lihtsam tee ennem kohtutäituriks saamist on kohtutäituri abi positsioon. Et põhimõtteliselt see büroo struktuur, kui niimoodi lihtsustatult mõelda, mis kohtutäituritel tänapäeval on, mida enamus täiturid, minu head kolleegid nagu kasutavad, on siis see, et sul on nagu kohtutäitur, kes siis bürood juhib ja kes vastutab kõige eest, ka siis, kui head mesilased nagu mingi jama kokku keeravad, vastutab täitur. Siis peale täiturit tuleb nii-öelda nagu parem käsi, võiks öelda, on kohtutäituri abi, kes seadusest tulenevalt teatavatel juhtudel, kui see võimalus ja õigus esineb, ka asendab kohtutäiturit. Ja sealt edasi on juba seadusandja ütelnud, et ülejäänud on nagu büroo töötajad. Et see, kuidas täitur enda büroo siseselt neid ametinimetustega premeerib, on juba kohtutäituri enda otsustada, aga üldistatult on kohtutäitur, abi, büroo töötaja. Ja büroo töötajal, kui näiteks kohtutäituri abist rääkida, siis kohtutäituri abil on ka ju nõuded, et ta peab olema sooritanud täpselt sellesama kohtutäituri eksami ära. See mõte on selles, et ta peab ju asendama, kui on seadusest tulenev võimalus. Aga büroo töötajatelt sellist eksami tegemist ei nõuta, et äärmisel juhul võib siis kohtutäitur enda büroo siseselt mingit teadmiste kontrolli teha. Küll aga üks huvitav asi, mida nõutakse kohtutäiturilt abilt
ja ka büroo töötajalt sarnaselt on ausus ja kõlbelisus. Kuidas seda mõõdetakse, ausust ja kõlbelisust? Aga seda peab täitur suutma ise, sest lõppastmes me jõuame ikka sinna tagasi, et täitur ise vastutab. Sest täitur ametisse nimetades tegelikult annab ju lausa ametivande, ütleb, et ma olen aus ja kõlbeline ja ma kuuletun Eesti Vabariigi põhiseadusele ja seadustele ja ma järgin korda ja avalikus ruumis ma ei käi paljalt ringi ja ei karju, et ei ole niimoodi, et ma tulen ainult tööle, olen päevasel ajal ilusasti nagu soengus ja lipsustatud ja kasitud, on ju, aga öösel käin, röögin ja peksan, et seal on kohustus olla ka väljaspool tööaega kiks ja viisakas ja mõneti on mõistetav, sest riik on ju selle võimuvolituse nagu eraisikutele andnud. Hästi. No me juba liikusime edasi siia kohtutäituri büroo struktuuri juurde, aga liigume siis selle kõige põnevama osa juurde ikkagi, et mis see igapäevatöö on. Milline on kohtutäituri büroo sihuke tavaline argipäev? Okei, võib-olla tavalist argipäeva kui sellist teil ilmselt ei ole, aga äkki oskad sa nagu mingi siukse ülesehituse välja tuua? Ja ma tahtsin just poolnaljaga öelda, et tavaliselt me arestime arvelduskontosid, on ju, mis on põhimõtteliselt vastuolus sellega, mis ma just ennem ütlesin, et tegelikult ju me teeme nagu erinevaid ülesandeid, aga lihtsustatult öeldes ja proovides kuulajatele siis selgitada, mis kohtutäituri igapäevane töölaud on. Täiesti algusest peale menetluse algatamine, me nimetame täitemenetluseks seda, me kontrollime kõigepealt dokumente, mis meile edastatakse, et kõiki asju ei saa kohtutäituri kaudu jõuga täita, ei ole nõnda, et sul on, ma ei tea, näiteks mingi maksmata telefoniarve või keegi on käsitsi kirjutanud paberi peale, et too mulle võlgu ja tegelikult peaks olema ära maksnud, sa tuled täituri juurde ja täitur kohe hakkab arestima. Meil on umbes 38 täitedokumenti ja täitedokumendid on siis need dokumendid, mida kohtutäitur kontrollib ennem täitemenetluse algatamist, et kas nad nagu vastavad tingimustele. Ja siis teine, ütleme, et kokkulangevuse kontrollimise koht formalistlikult on, mida siis klient sissenõudjana nagu tahab. Ja siis täitur peab nagu enam-vähem vaatama 2 dokumenti lihtsustatult öeldes, täitmisavaldust ja täitedokumenti, et kas nad langevad kokku, et kui kohtulahendis näiteks on öeldud, et 10 000 on võlgu ja kui klient ikkagi kirjutab, et ma tahan 20 000 saada, siis täitur peab ikkagi suutma aru saada, et nõuete ülempiir on 10 000, nii nagu kohtulahendis kirjas on. Ehk siis esimene etapp on kohtulahendite või täitedokumentide kontroll, vastavus, ma ei tea, seal esindusõigused, kõik muud lisadokumendid mingites menetlustes, ma ei hakka täpsemalt ütlema, mis on seal nagu nõuded, ehk siis dokumentide kontroll, esimene vaade, siis tihtipeale täna on juba see infotehnoloogiliselt üles ehitatud niimoodi, et kui mina täitevosakonnas alustasin ja meil olid veel perfokaardid, ehk siis põhimõtteliselt täideti nii-öelda nagu füüsiliselt dokumente, siis täna on kõik elektrooniline muidugi mõista. Andmed sisestatakse pärast kontrolli, avatakse täitetoimik tihtipeale või tavaliselt täitetoimiku number koosneb 3 nagu kombinatsioonist, täituri number, aastaarv ja siis see automaatselt süsteemi poolt antud number. Pärast seda täitemenetluse algatamist antakse vabatahtlik täitmistähtaeg. Vabatahtlikud täitmistähtajad on täitedokumenditi erinevad, avalik-õiguslikel nõuetel teine, elatisasjadel teine, tavalistel tsiviilasjadel 3., kriminaalasjadel 4., nii edasi. Pärast vabatahtlikku täitmist kohtutäitur juba täitmisteate väljasaatmisel, kui ta selle vabatahtliku täitmise tähtaja annab, siis ta juba ütleb ja hoiatab, et vaata, et sa vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul ära täidad, sest kui sa ei täida, siis ma pööran sinu kogu varale sissenõude. Ehk siis see 3. etapp, kui me rääkisime dokumentide kontrollist number 1, number 2 vabatahtliku täitmise tähtaja andmine, siis number 3 on see, et kus kohtutäitur kontrollib nagu võimalikku vara ja hakkab juba pöörama sissenõuet varale. Ja pärast seda vara kontrolli toimub juba nõude rahuldamine ja siis täitemenetluse lõpetamine. Aga tulles tagasi su küsimuse juurde, natukene proovides veel seda veel nagu laiendada või siis täita, et igapäevane töö näeb välja selliselt, et kohtutäitur suhtleb tihtipeale enamuses ikkagi võlgnikega ja üldistatult tegeletakse sellega, et selgitada võlgnikule, et mis nõue tema vastu on pööratud, millised on tema õigused selles täitemenetluses, tihtipeale võlgnikud ei teagi umbes, et tema vastu mingi täitemenetlus on algatatud,
siis tahetakse juba arestitud rahasid, millele ei ole alguses tähelepanu pööratud, et täitemenetlus on algatatud ja volinikul on olnud endal võimalus ja kohustus ka mõneti nagu ära lahendada. On jõutud sinnamaani, et juba pööratakse rahale sissenõuet ja kui arvelduskontod on arestitud, siis tihtipeale tahetakse nagu raha tagasi saada, sellega tegeleb kohtutäitur hästi, hästi palju. Ja, ja noh, neid kõnesid on meeletult, aga enamuses valdav osa on ikkagi kõik täna juba meili teel nagu suhtlus, et kõnesid tuleb pigem vähe. Et kui ma jällegi tagasi vaatan seda aega, kui ma täituriks sain, siis oli niimoodi, et meil oli vastuvõtupäevadel oli nii palju inimesi, et need ei mahtunud kontorisse ära, et nad olid seal kuskil koridoris ja osad võib-olla õues ootamas. Siis täna enam füüsiliselt inimesed kohtutäituri kontoris ei käi ja ega me nagu ses mõttes, et meile sobib see olukord, et me saame nagu inimestega ikkagi räägitud ka telefonitsi ja meilitsi, et täna on muutunud see palju see töökultuur. Mhm. Kohtutäituri töö võib hõlmata ka hoopis teistsuguseid ülesandeid, kui mis sa praegu välja tõid, sellised, millest näiteks mina isegi varem teadlik ei olnud. Näiteks on teil võim tõsta inimest eluruumist välja ja olla ka lapse äravõtmise või üleandmise juures, et need, ma kujutan ette, on juba sellised pisut keerukamad protsessid. Kas sa saad neid ka kuidagi avada, et mis Ma arvan, need, mis sa mainisid just, need on kõige raskemad kohtutäituri tööülesanded üldse, et kui me lihtsustatult prooviksime aru saada, et millised on need kerged ja millised rasked tööülesanded täituril, siis ma julgeksin sealt raskematest hakata lugema allapoole, mis on siis minu hinnangul jällegi lapse üleandmine, ühekordne üleandmine on kõige raskem. Selle mõte on see, et ühelt vanemalt tavaliselt võetakse hooldusõigus ära. Sellest järgmine on lapse suhtluskorra täitmine. Selle ülesande mõte on siis see, et vanemad omavahel ei ole aru saanud või näevad nagu maailma erinevat moodi, ei ole suutnud kokku leppida ja siis tehakse täitedokument, mille kohaselt antakse väga selged suunised, millal laps liigub ühe vanema juurest teise juurde, et seda nimetatakse nagu suhtluskorra täitmiseks. Peale seda kolmas kõige raskem on väljatõstmine, tihtipeale sellepärast, et see on tavaliselt inimese, kes ükskõik, kas ta on siis üüriline või ta on tavaliselt omanik, kelle valdus on ära müüdud. Viimane nii-öelda nagu pidepunkt nagu siukses eksistentsiaalses ühiskonnas, et ta nagu tõstetakse sellest nagu tema nagu privaatsoonist nagu välja, nagu kujuta ette. Et sellepärast on ta nagu raske, noh, erinevaid näiteid elus, kuidas seda teha ja kuidas sellega on kokku puututud, võime sellest ka, kui sa leiad, et see on vajalik, siis korra peatuda mingite näidetega. Ja pärast seda ilmselt tulevad võib-olla raskusastme poolest sellised vaidlused, kus kohas kohustatakse kedagi midagi tegema. Ehk siis nad ei pruugi olla nagu rahalised, aga noh, toon sulle näite, et kahe kinnistu vahelise kaevu puhastamine prügist, siukene lahend. Et sa pead taluma mingit kohustust, sul on tükk aega olnud mingi teise naabriga seal vaidlus, sa ei taha seda teha, sa oled täielikult vastu meelestatud, aga lõpuks tehakse kohtulahend ja sind kohustatakse, et kuidas nagu neid lahendeid täitur nagu täidab. Ja pärast seda tulevad, ma julgen öelda, nagu varalised nõuded, ehk siis kus on näiteks isikute omandite müügid juba, tavaliselt eluruumid, ma julgeks öelda, on kõige raskemad, pärast seda võib-olla mingisugused isiklikud, võib-olla mingid varad, näiteks ma ei tea, mingid maalid või sõidukid, sõiduk sellepärast oluline, et ta aitab sul liikuda, aga näiteks mingi kunstiteos, mis sul on pärandatud ja sul on nagu võib-olla rohkem sihuke nagu emotsionaalne väärtus, aga ta on nagu rahaline ka. Ja sealt edasi siis juba nagu väiksemad nagu nõuded, mida siis rahuldatakse, kas siis töötasu aresti, pensioni aresti, väärtpaberi aresti või arvelduskonto aresti ja nii edasi kaudu, et need on nagu siuksed, ma ütleks, võrreldes nendega, mida ma kirjeldasin enda kogemusest, nagu talutavamad võlgnikele. ma tahaksin veel kiiresti peatuda selle eluruumist väljatõstmise osas. Et ütleme, kui mina olen nüüd üürileandja, minu üürnik ei ole pool aastat mulle üüri maksnud, on tekkinud mitmetes tuhandetes eurodes kommunaalvõlgnevused. Kuidas see protsess täpsemalt välja näeb? Räägime just sellest üürileandja vaatest, mida üürileandja peaks tegema, et siis me jõuame sinna etappi, et tuleb kohtutäitur ukse taha ja tõstab siis üürniku sealt välja, vabastab minu eluruumi. kõige
ebameeldivam, õnneks mina seda ei pidanud tegema, minu arvates väljatõstmine oli selline, ma toon lihtsalt kõigepealt ühe näite ja siis ma tulen selle juurde, mida üürileandja peaks tegema, oli selline, kus kohas tõsteti välja vanemad mees ja naine enda majast. Ma arvan, et nad olid umbes seal kuskil 70, ühesõnaga nad olid pensioneerunud juba, nad olid umbes 70 eluaasta lähedal ja nad ei teadnud sellest väljatõstmisest mitte midagi. Ja tead miks? Sellepärast, et see omand kuulus nende lapsele, kellele nemad olid siis kinkinud selle omandi. Laps oli laps oli selle omandi hüpoteegiga koormanud, hüpoteek oli hapuks läinud, laps ei rääkinud enda pensionieas olevatele vanematele ühtegi sõna, omand müüdi ära, nad ei teadnud sellest omandi müügist mitte midagi täituri kaudu ja tänane täitemenetlusseadustik võimaldab kohtutäituri vahendusel enampakkumisel müüdud kinnisasja vabastamist kõikidest isikutest ja neile kuuluvast varast. Ehk siis Riigikohus on teinud mingi hetk lahendi, kus on ütelnud, et kui me räägime näiteks kohtulahendi alusel väljatõstmisest, siis see on isikutepõhine, ehk siis inimesed peavad olema kohtulahendi resolutsiooni märgitud, tõsta saab välja ainult neid, kes on sinna märgitud. Ja teine on siis nagu asjapõhine, mis on siis antud võimalus läbi täitemenetluse selle enampakkumise kaudu ostetud vara absoluutseks nii-öelda puhastamiseks. Ja see konkreetne näide oli selline, kus koputati siis nendele pensionieas olevate inimeste nagu majakodu uksele, öeldi, et tervist, et täna on siis väljatõstmine, nad ei teadnud mitte midagi sellest. no Et see oli, ma arvan, mis on minu kõrvu jõudnud, täiesti Eestis reaalselt aset leidnud. Aga mida saaks üürile andja teha? Ma arvan, et Tallinnas tal on kindlasti palju kergem elu heas mõttes, ütleme, et tema saab ju minna Tallinna üürivaidluskomisjoni otsus muuhulgas on ka üks täitedokument. Aga teistes maakondades minule teadaolevalt sellist institutsionaalsust loodud ei ole, mis oleks nagu hõlbustamas kohtutööd ja siis sa pead ikkagi käima kohtumajast läbi. No ütleme, et üks niisugune hea nagu mõte, mida kindlasti peaks üürileandja kasutama, on see, et need üürisuhted peaksid olema ikkagi fikseeritud, et hea oleks ikkagi kirjalik leping ja võimalikult detailne, et millal, kuhu ja kuidas vajadusel, ma arvan, oleks mõistlik ära fikseerida ka nagu varaline seisukord, mis sellel üleandmisel on, mida tihtipeale ei tehta. On ju siit meediast ka läbi käinud, et oi, vaata, niisuguse vanalinna korteri ma rendile andsin ja vaata, niisuguse ma kätte sain, et tiiv on ära lõhutud seal, ma ei tea, parkett on ära rikutud ja kõike muud, on ju, aga noh, ma julgeks, jah, ongi halb lugu, väga vastik näide, aga ma julgeks natukene vaadata otsa ka sellele üürileandjale, kes võib-olla on nagu pool teed jätnud käimata, sai valusa õppetunni iseenesest, halb lugu, on ju, aga ma loodan, et edaspidi on võib-olla nagu tähelepanelikum, kuidas enda vara nagu kindlustada või kuidas nagu tagada, et tõendamaks ära, et tegelikult selline olukord juba ei olnud üürile andes. aga kui meil on nüüd siis olemas see üürivaidluskomisjoni otsus, mis on jõudnud sinu lauale, kuidas see ikkagi praktikas see välja näeb? Kas sa lähed üksi sinna ukse taha koputama, pead sa kellegi kaasa võtma, mis juhtudel võib jõudu kasutada, sest ma kujutan ette, et iga üürnik ei taha või noh, omal vabal tahtel sealt väljuda. Ega Kuidas see välja näeb? ja ütleme, et tavaliselt on see situatsioon selline, et tõesti nad ei taha välja minna, kuigi isegi nad võivad tihtipeale öelda, et jaa, et me lahendame selle olukorra ennem nagu seda väljatõstmise kuupäeva ära, aga see situatsioon näeb välja selline, et et üürnik tuleb minu juurde, võtab kaasa näiteks selle üürikomisjoni otsuse või siis kohtulahendi, kus on inimene, või siis ka tegelikult kolmas variant, nagu ma ennem nimetasin, see enampakkumise akt, mis on kohtutäituri kaudu realiseeritud ja palub väljatõstmist. Jälle, täitur kontrollib need dokumendid ära, kui ta näeb, et kõik on korras, siis tihtipeale kohtutäiturid kasutavad ikkagi kas noh, mingisugust digitaalset ühenduse võtmist, kas meili teel saatmist või telefonitsi teatamist, et meil on täitemenetlus algatatud ja igal juhul peavad olema need dokumendid toimetatud siis selle kohustatud isiku või võlgnikuni, me nimetame täitemenetluses. Täiturid kasutavad ka enda kullereid, ehk siis kes käivad ja toimetavad kätte, aga on ka selliseid olukordasid, kus täitur peab vajalikuks, et ta käib ise sellel objektil ära, viib ise selle täitmisteate kätte
ja siis ta annab vabatahtliku väljakolimistähtaja, mis seaduse kohaselt on oluliselt pikem kui tavalistes nõuetes, see on siis 14 päeva kuni 3 kuud, et täitur saab selle vajaduspõhisuse ise otsustada, sõltuvalt sellest, mida ta siis on kuulnud, kui kuller on talle kätte toimetanud või kui ta on ise käinud või kui on ise kodanik palunud, näiteks see kohustatud isik ütleb, et mul on, ma ei tea, suur 200 ruutmeetrine maja, see on asju täis, on ja ma 2 nädalaga kindlasti hakkama ei saa, et siis on see täituri otsustada, et kui kiiresti ta selle väljatõstmise teeb, aga ta peab määrama vabatahtliku täitmistähtaja ja siis sundväljatõstmise tähtaja. Ja need tähtajad peavad olema võlgnikule nagu arusaadavad, ta peab kinnitama enda allkirjaga, et ta on nendest asjadest, nendest tähtaegadest teadlik. Ja tavaline olukord on siis see, kui ma hästi jällegi üldistan enda nagu 26 aasta peale, et ma olen küll käinud selle ukse taga, jah, ta on nõus olnud küll, jah, ma saan hakkama küll, ütleb ta selle ajaga, väljakolimisega, ise oma jõududega, aga tegelikkus on see, et seal pole mitte midagi tehtud. Ja ma mõneti nagu empaatiliselt saan sellest aru, mille pärast see nii on, sest see elu muutus on lihtsalt nii drastiline ja ta ei suuda lihtsalt kohaneda nii kiire ajaga. Et mida ta siis tegema peab, kuhu poole ta peab jooksma, mis ma enda asjadega teen, et tavaliselt kapseldub inimese nagu või hangub inimese mõistus ära niisugustes drastilistes elu muutvates elusituatsioonides. Ja siis tal ongi nagu raske nagu aru saada, aga noh, siis ega siis ka tegelikult ei juhtu see, et oi, me saame aru, et sa oled nüüd kapseldunud ja sul on nagu raske ja me ei tõsta sind välja, et kui on see sund väljatõstmise päev tulnud, ei, see niimoodi ka ei ole. Et siis täitur ikkagi võtab selle initsiatiivi enda kätte, et organiseerib vajadusel, sa küsisid, kas jõudu tohib kasutada, jaa, et võib jõuga nii-öelda nagu ukse avada. Tavaliselt teeb siis kohtutäitur selle jaoks kõne kuskile luksepa juurde, kes jõuga avab ukse, vahetab luku ära. Kui on teada, et seal on sees vara, mis ei ole ära viidud, sest eesmärk on ju nagu isikutest ja varast vabastada omand, siis täitur tavaliselt võtab kolimisfirma. Kolimisfirma muidugi maksab selle, tavaliselt nõuab täitur eelnevalt selle sissenõudja käest, kes siis seda väljatõstmist soovib, nagu ettemaksuna ette. Hiljem menetluse jooksul saab selle võlgniku käest nõudena tagasi nõuda, iseasi on, kas see kätte saadakse. Aga väljatõstmise eesmärk peale nagu ütleme, see kulu on nagu teisejärguline, eesmärk oleks nagu pinnast nagu vabaks saada. Aga nüüd, mis puudutab nagu isikuid ja isikute suhtes jõu rakendamist, siis pigem, ja ma ei tea olukordasid, kus kohas täitur oleks kellelgi nagu kõrvast kinni võtnud, kes on kohustatud isik ja ütleb, et käsi välja. Et täitur ikkagi selleks, kui ta saab aru sõnaliselt, et inimene ei kavatsegi midagi teha, et ta sealt ruumist ära läheks, siis täitur omab seaduse kohaselt absoluutset õigust helistada politseisse ja paluda abi, sest täitemenetluse seadusesse on kirjutatud õigus, et kui täitmist takistatakse, siis seda täitmise takistamist võib täitur politsei abil nii-öelda kõrvaldada. sa tõid ise ka välja, et kõige keerulisem teema, millega kohtutäiturid sinu hinnangul kokku puutuvad, on lastega seotud täitemenetlus ja suhtluskorra sundtäitmine. Et ma nüüd natukene tahaks sellest teemast ka rääkida, kuna see on viimase aasta jooksul avalikkust väga palju kõnetanud. Et suhtluskorra sundtäitmine on siis kohtutäituri poolt lapse ja vanema suhtluse tagamine, et kui kohustatud vanem vabatahtlikult seda suhtluskorda ei täida. Aga ilmselgelt on see praktikas ju olukord, kus laps võib väga kergesti sattuda konflikti keskmesse ja see teebki ilmselt selle äärmiselt tundlikuks ja keeruliseks olukorraks. Et kuidas siis sina neid selliseid keerulisi olukordi lahendad, kus on lapsed seotud? Tegelikult laps on juba seal konfliktses olukorras, see kindlasti ei ole tekitatud nagu läbi täitemenetluse, et ei maksa unustada, et täitemenetlusse jõudnud konfliktne olukord vanemate vahel oleks kuidagi põhjustatud täiturist või täitemenetlusest, et see konflikt on olnud juba aastaid. Ja et see kohtutäitur on justkui see viimane etapp, on ju. No just, et see laps on juba pihta saanud tegelikult selles vanematevahelises võitluses juba liiga pikka aega. Et ma tihtipeale olen ka nagu erinevatel ülesastumistel nagu maininud ka, et tegelikult on see lapse heaolu vaates mitte ainuüksi
täituri või kohaliku omavalitsuse vastutus, vaid et kõikide ühiskonnaliikmete, kes näevad, et lapsevanemad omavahel lapse juuresolekul omavahel ei suhtle, ei käitu mõistlikult. Et vahet ei ole, on see siis naaber, kes võiks sellest teada anda, on see siis lasteaia kasvataja või õpetaja, kes sellest võiks teada anda, või kooliõpetaja, kes sellest võiks teada anda, et meil on minu arvates ühiskonnaliikmetena kõigil see kohustus, kui me näeme nagu abi vajavat last kõrval, sellest teada anda. Miks? Sellepärast, et mitte ainuüksi sellepärast, et laps saaks hoitud, mis oleks loomulikult kõige esmane, aga me peame natuke minu arvates nagu kaugemale ka vaatama, et mis sellest lapsest saab, juhul kui me näiteks ühiskonnaliikmetena või täiturina, kohtunikuna, heaoluspetsialistina ei reageeriks. Et siis juhtub ju see, et ega see trauma ja probleem, mis lapsel nagu ütleme, tema arusaamist kohaselt on, see ei lõppe ju, et see on ju jätkuv. Ja kui laps on sellises õrnas eas segadust tekitavas kohas, siis suurem pilt on see, et ta kuidagi sõltuvalt jälle olukorrast, sõltuvalt lapse kohanemisvõimest, miljonist asjast, võib saada sellest nagu väga tugevalt pihta. Ja kui ta saab sellest väga tugevalt pihta, siis see mõjutab väga suure tõenäosusega tema edasist elukäiku. Mitte ainult 18-aastaseks saamiseni, kuni tal on endal õigus otsustada, et nüüd ma ei taha emaga olla, nüüd ma ei taha isaga olla ja ma ei tea, ma lähen üldse oma teed, vaid et see võib põhimõtteliselt kesta kuni elupäevade lõpuni. Ja see erialakirjandus, mis räägib siis lastevanemate tekitatud jamadest ka pärast lahkuminekut, ütleb siis nõnda, et lahutus lastele nagu nii dramaatiline ei ole kui see, et kuidas edaspidi lapsevanemad omavahel suhtlevad teineteise suhtes, aga ka lapsega seotud asjades. Erialakirjandus räägib ka sellest, et lapsele see võib mõjuda alates vaimsetest probleemidest kuni füüsilisteni. Näitena erinevad käitumishäired, koolis õpiraskused, siis ta läheb füüsiliseks seal toitumisega bulimia, anoreksia. Siis ma olen kuulnud ka hiljutistest uuringutest, et kasv on kinni jäänud. Olen lugenud, et laps teeb endale haiget kuni lõikumisteni välja ja enesetapukatseteni ja enesetapudeni. Et see on see enam-vähem sihuke nagu progresseerub nagu jada, kui me näiteks vanemaid ei toeta, kes ise sellest tegelikult aru ei saa või kes proovivad nagu Pearu ja Andrese komber nagu sealt tõesti õigusest nagu ikkagi enda õigust maksma panna ja öelda, et kes on rohkem süüdi ja kes rohkem peaks vastutama. aga kui nüüd leiab keset olukord, kus üks vanem ei saagi aru, et lapse heaolu huvides on see, et tema antakse üle teisele lapsevanemale, siis läheb jällegi kohapeale kohtutäitur koos lastekaitsetöötajaga. Kuidas te kohapeal seda olukorda võimalikult delikaatselt lahendate? Selle olukorra lahendamiseks või selle jälgimiseks delikaatsus algab minu arvates juba tegelikult sellest hetkest, kui see menetlus kohtutäituri töölauale üldse jõuab, ennem kui isegi esimese kohtumise juurde minnakse, ma arvan, et seal on hästi oluline kohtutäituril heaoluspetsialistidega ühenduse võtmine. Esiteks sellepärast, et heaoluspetsialistid on objektiivsed selles menetluses. Nad saavad öelda, et mis seniajani on toimunud, nemad on ju rohkem informeeritud kui kohtutäituri täitemenetluse alguses. Kindlasti tuleks rääkida vanematega, mis on nende nägemus, kuidas nemad sellest olukorrast aru saavad, miks on nagu tekkinud need olukorrad, miks see asi üldse täituri töölauale on jõudnud, miks see kõik oluline on, aga sellepärast, et lapse suhtluskorra või hooldusõiguse vaidluse asjad ei ole niisugused klassikalised täitemenetluse toimingud, mis täituri töölaual on, ma ennem nimetasin nagu seal väljatõstmine, ma nimetasin näiteks mingit kohustavat liiki lahendite täitmine, et keegi peab tegema kellegi jaoks midagi, või siis üldse nagu mingid varalised suhted, et varalistes suhetes ja nendes kohustavat liiki lahendite täitmises klassikaliselt on ikkagi
seotud täiskasvanud seal selles probleemis. Selle lapse suhtluskorraga on seal nagu meil see kolmas osapool ilma lapse tahteta sisse tiritud. See ei ole nagu mingit muud varianti, see laps ongi seal nagu vahel juba, ilma et ta võib-olla ise seda tahakski. Aga see olukorra lahti või sellest arusaamine, lahti seletamine täituri vaates peaks olema minu arvates kõikide nagu nende asjasse puutuvate isikutega informatsiooni vahetamine, sõltuvalt raskusastmest. Aga järgmine etapp on siis see, et kus kohas peaks juba siis kontrollima seda toimingut ja sa nüüd küsisid, et kuidas seda siis lahendatakse, seda suhtluskorda koha peal, et need on ka hästi erinevad, aja jooksul on erinevat praktikat olnud, aga üldiselt täituri eesmärk on fikseerida, kas lapse liikumine ühelt vanemalt teisele, nii nagu lahendis on kirjas, toimub või mitte, vajadusel fikseerima. Ja kui see fikseeritud olukord on aset leidnud nõnda, et täitur on suutnud tuvastada, et üks vanem takistab seda lapse liikumist, siis täna on juba nagu selline praktika, kus kohas enamus kaasused, mis jõuavad lapse suhtluskorras täituri töölauale, on niisugused kirjavahemärkides, aga laps ei taha tüüpi juhtumid, kus kohas tegelikult ka täituril on ju lapse õiguse konventsioonist tulenevalt ja perekonnaseadusest ka tulenevalt õigus last ära kuulata, sest täitur on üks isik, kes puutub kokku selle menetlusega. Ja kui tõesti laps ütleb isegi võib-olla ema või isa juuresolekuta täiturile, et aga tegelikult ka ma ei taha, siis ongi see olukord, kus kohas peaks tekitama küsimuse täituri enda töös ka, et aga kas see tahe on kuidagi tekkinud lapsel endal või on see kuskilt mingite väliste mõjutustega. Sealt, mille pärast see on oluline, see on sellepärast oluline, et järgmine samm on siis kohtutäituril peale selle rikkumise tuvastamist ja rikkumise tuvastamine või ütleme rikkumise tuvastamine võib olla ju ka passiivsus, et ei pea olema nõnda, et üks vanem hoiab jõuga last kinni ja laps karjub, et ta tahab teise vanema juurde minna, aga üks vanem siis kinni hoiab, see ei luba. See on aktiivne, aga passiivne võib ka olla nõnda, et see vanem tegelikult ei selgita lapsele uut elukorraldust, milline peaks olema, sellepärast et sellele lapsega koos elavale vanemale see kohtu poolt ette määratud elukorraldus lihtsalt ei sobi. Ta ei ole sellega nõus ja kui ta ei ole sellega nõus, siis ta ei tee enda poolt ka jõupingutusi selgitamaks lapsele, et vaata, nüüd on täna nagu olukord selline. Seda ei tehta ja see tavaliselt väljendubki selles, et laps ütleb, et aga ma ei taha. Ja laps sellepärast väljendab niimoodi, et ma ei taha, et tema sees on segadus. jah, sest võib-olla temale on öeldud, et sind tahetakse mu juurest ära Just, võtta ja ma ei näe siis sind ongi kunagi enam. just ja et tundub tõesti äärmiselt ka iseendale tegelikult veidi selline traumatiseeriv kogemus, et ma usun, et sellepärast sa ütlesidki, et need on need kõige keerulisemad juhtumid. Aga ma küsiski, et kuidas sa üldse emotsionaalselt ise niisuguste juhtumitega toime tuled? Ma tean, et sul on ka lapsed, Jaa, ma olen isegi mingisugune 10 aastat tagasi tegin nalja, et heas mõttes nagu ametialaselt nalja, et ma siis mind kutsuti Justiitsministeeriumi poolt ühele suurele nõupidamisele, kus kohas olid erialaspetsialistid kõik koos ja siis mul paluti ettekanne teha täitemenetluse valdkonnast, et umbes, kus me oleme praegu ja mis seis on. Ja siis ma muret tekitava noodina ütlesin, et neid asju on järjest rohkem tulnud ja ma näen, et neid hakkab tulema. Kahjuks see pool oraakellik 10 aastat tagasi antud usutlus või arvamus on osutunud tõeks, et kui mul oli 10 aastat tagasi võib-olla laua peal umbes niimoodi, ma julgeks öelda, võib-olla iga kuu tagant, iga 2 kuu tagant võib-olla üks asi, siis täna mul on neid umbes 27 asja. Et tõesti on neid rohkem juurde tulnud, aga mis ma naljana nagu proovisin öelda, toona 10 aastat tagasi oli minu vanim laps oli 8-aastane. Ja siis ma ütlesin ka, et minu lapsed kasvavad üles kõrgete õigusteadmistega vanemate nagu perekonnas, et minu abikaasa on jurist ja ei ole välistatud olukord, kus kohas lapsed mingi hetk ütlevad, et
ma tahan perekonnaseadusest tulenevalt enda õigusi kasutada ja mind ei huvita, et sul on täitemenetlusseadusest kohustus kõiki täitedokumente täita, noh, täitur tegelikult ka ei tohi keelduda ühegi täiteasja menetlusse võtmisel, välja arvatud on mingid üksikud juhud, et et piirkond on teine, et täituritel on 4 tööpiirkonda, et näiteks, ma ei tea, minu menetlusse saadetakse mingi Tartu piirkonna asi, ma ei saa seda täitmisele võtta. See on seaduses piirang. Või siis näiteks vahetu kokkupuude või lähikondne, et see on taandamise alus. Aga noh, selliseid juhtumeid on mul minu tegutsemise aasta jooksul, kus ma taandamisega enda lähikondse suhtes ennast taandasin ja menetlusse ei võtnud, on 1. Ehk siis see tõenäosus on ka väike, ehk siis ma tegin selle nagu niisuguse poolhumoorika, aga tegelikult teoreetiliselt täiesti tõenäolise stsenaariumi, kus ma ütlesin, et aga minu lapsed tahavad isa. Ja neid ei huvita, et isa peab tööd tegema 24/7, noh, seaduse mõte on selles, et edasilükkamatutel asjaoludel võib täitur põhimõtteliselt 24/7 tööd teha. Ja see mõte on iseenesest seadusandja poolt õieti tehtud, ma ei heida ette. Et see mõte on sellega, et kui kohtulahend tehakse, kus on öeldud, et väljaspool tööaega peab näiteks lapse kohtumine toimuma mingi, ma ei tea, kella 5 või 6 kuskil, lasteaia juures üleandmine või ema või isa juures, aga ma olen täitnud ka siukseid, kus kohas ma enda abiga pean olema 2 kohas samal ajal pühapäeval, kell 12 Mustamäel ja Vanalinnas. Siukseid situatsioone on ka olnud. Et sellesama näite valguses ma nagu siis tõingi selle mõtte, et aga mis siis, kui minu lapsed esitavad minu vastu kohtusse nõude ja öeldes, et papa jah, saab aru küll, et peab siin täitemenetlusest tulenevalt kohe reageerima, aga mul ei ole isa, on ju. Et tänu taevale realiseerunud ei ole, mul on väga mõistlikud ja toredad lapsed ja toetav abikaasa, aga see igal juhul on probleem, millest ei saa mööda vaadata. Aga nüüd korra tulles veel sinna lapse üleandmise juurde tagasi, ka asi, mida sa ise mainisid, kui laps ütleb, et ma ei taha minna, korrutab, on ju, et siis on ühest küljest on see lapse ärakuulamise kohustus, aga teisest küljest täitedokumendi sisu ju menetluse jooksul ei ole võimalik muuta. Ja täitetoiming iseenesest peab ju saama tehtud, et kuidas siis seal see olukord läheneb, et jah, kuulad lapse ära, aga noh, paratamatult me peame su ikkagi kaasa võtma või see on rohkem juba sihuke lastekaitsetöötaja rida? No pigem on see lastekaitsetöötajate rida, et ma ei välista, et täitur võiks siin kaasa heas mõttes nagu toetada. Aga sellist olukorda, mis tingiks nii-öelda lapse jõuga nagu äravõtmise olukorrast, kus kohas kohtulahend seda nagu ei luba, sellist olukorda ei saa tekkida. Et see on täitemenetlusse selgelt öeldud ka, et täituri jõudu nagu lapse suhtes kasutada ei tohi, kui kohtulahendis seda kirjas ei ole. On hästi palju siukseid lahendeid, mida ma aja jooksul olen näinud, et need, kes takistavad lapse üleandmist, täiskasvanud ja kõrvalised isikud, nende suhtes võib jõudu rakendada. Aga ka neid on olnud siukseid, kus on nagu jokk-süsteemi proovitud, ehk siis juriidiliselt on kõik korrektne lahendada, kus ma ei tea, et vanavanemad peavad üle andma, aga laps oli tädi käes. Tädist ei ole kohtulahendis midagi räägitud. Ja tädi ütleb, et ei, ma ei anna üle, on ju. Et siis ongi see koht, et kus kohas, et ma võin iseenesest, kui kohtulahend seda lubab, jõudu rakendada kolmanda isiku ehk siis ka selle tädi suhtes, aga kõik küsimused nagu taanduvad ka sinna, et kuidas see nagu võiks mõjuda nagu lapsele. Et need on need probleemid, millega nagu täitur igapäevaselt tegeleb ja tihtipeale unustatakse ka nagu see ära, et täituri tegevus ja olukorrad selle täituri tegevuse jooksul muutuvad toimingut tehes murdosa sekunditega. Ei ole nõnda, et ma nagu kirjutan selle stsenaariumi endale nagu kodus, kuidas me nagu või kontoris kodus, vahet ei ole, et kirjutan nagu lahti, et vot nüüd ma neljapäeval lähen kell 12 ja nüüd hakkab täpselt nii olema, ma panen sekundi täpsusega kõik paika. Mida konfliktsem on olukord, seda suurem on tõenäosus, et see kogu aeg muutub, see situatsioon, ja ma ei suuda kõiki asju ette näha, et täituri oskus peab olema ka see, et kuidas nende muutustega selles pingelises ruumis nii-öelda nagu hakkama saada, kuidas neid olukordasid lahendada, ja see on, ma arvan, et üks
üks olulisemaid oskuseid, mis täituril võiks olla enda pagasis. Ta ei pea olema välja kujunenud, aga ta võiks olla välja töötatud ameti jooksul vähemasti, et sa pead olema teadlik, et muutusi tuleb kogu aeg ette. mida sa tahaksid nende laste suhtlusõiguse teemadel lapsevanematele südamele panna? Nendele armsatele vanematele, kes teineteist on armastanud ja kes täna ütlevad, et see teine vanem on kõige õudsem inimene üldse maamuna peal, oskan ma öelda nõnda, et te tegutsete kõik enda laste huvides, aga te peaksite taandama enda soovi, mida te tihtipeale arvate, et on tegelikult lapse huvides, aga tegelikult on sinu enda vanema nii-öelda tahe. Vahet ei ole, kas see on hirmust tingitud, et sa jääd lapsest ilma, vahet ei ole, kas see on kättemaksust tingitud, et sina läksid minu juurest ära, nüüd vaata, kuidas hakkama saad, laps on minuga ja küll ma sulle näitan, laps ei tule kunagi. Või on see sellest tingitud, et ahaa, et sa mulle nagu elatisraha ei maksa või sa ei anna mulle pool majast tingitud, ehk siis varaline, need on need põhjused tavaliselt, mille pärast need tülid lähevad nii kaugele, et enam seda, keda sa kirglikult armastasid, kellega koos sa lapse said, sa vihkad kõige enam maailmas. Mina julgen öelda, et hästi suur osa on ikkagi selles, et, et me noh, need vanemad jõuaksid ikkagi mingisuguse andestamise juurde ka, kas või mingisuguses osas, sest kui andestust ei ole, sinna peale mingisugust uut head nagu positiivset asja ehitada on hästi raske. Kõige olulisem on minu arvates see, et vanemad saaksid kuidagi omavahel mingites miinimumkokkulepetes leida mingid punktid, nii nagu ma ennem ütlesin, ilmselt peaks vanematele kohtus kui ka riiklikus perelepitus selgitama, et mis on need tagajärjed, kui nad jätkavad enda nagu niisugust vägikaikavedu, mis need tagajärjed lapsele on. Üks asi on okei, et see on sulle vanemana nagu moraalselt raske, rahaliselt koormav, usu mind, see võtab nagu esiteks palju aega ja väga palju raha, aga kui sa selle põhimõttega, enda nagu niisuguse põhimõttega alla neelad, arvad, et see on kõike seda väärt, siis sa pead lõpuks ikkagi, keegi peab sulle selgitama, mis tagajärjed on sellele lapsele, lapsel ei ole sellest head tagajärjed. Tema nagu ei suuda enda arusaamiste kohaselt, vahet ei ole, kas ta on 3-aastane või 17-aastane, võrdselt täiskasvanutega aru saada, kuidas seda olukorda lahendada. Ja seda räägib erialakirjandus, et siis tekib lapsel lojaalsuskonflikt. Ma olen näinud küll neid olukordasid, kus kohas laps on ema juures, räägib seda juttu, mis tahab, et ema kuuleb, ja isa juures seda juttu, mis tahab, et isa kuuleks. Et vanemad minu arvates nendes asjades vajavad tuge. Et see tugi peab tulema väljaspoolt, et see perekonna autonoomia, mis on tegelikult primaarne ja hästi intiimne, et tavaliselt, kui on kõik perekonnas ilus, siis ju riigi poolt nagu mingit soovi või tuge ei ole, aga siis, kui jamaks läheb ja konfliktseks läheb, siis on nagu vanematel hästi suur soov, et riik aitaks. Võtaks teiselt lapsevanemalt ära, karistaks teist lapsevanemat. Aga tegelikult need lapsevanemad, kes on nagu täiesti tülis, kes ei suuda ise sellest olukorrast välja tulla, on minu arvates seal nagu tegelikult ka, muidugi vastutus on vanematel eelkõige, aga seal on minu arvates hästi oluline see riigipoolne tugi. Et vanemad peavad olema toestatud, nendele peab olema selgitatud, mis on nagu tagajärjed ja neid peab nagu teraapiliselt nagu ka toetama, sest nad on kõik pihta saanud. Et see ei ole küsimus mitte selles, et kui laps ei taha, et umbes, et viime lapse psühhiaatri juurde, absoluutselt vajalik, ilmselt. Aga ma arvan, et see peaks kõik olema nagu kolmiksümbioosis, et ema peab käima psühhiaatri juures, isa peab käima psühhiaatri juures, laps, et see peab olema kõigi poolt nagu toetatud, et riigil on siin tegelikult vastutus ja minu arvates vastutus juba ainuüksi sellepärast, et me peame mõtlema, mis sellest lapsest saab ja noh, ma ei taha nagu võib-olla välja öelda midagi, mis ei ole väga armastatud, aga me peame lõpuks mõtlema selle peale, et kuidas, kui koormavaks võib saada üks laps, kes on katki riigile. Et kui meil laps on terve, siis ta põhimõtteliselt on meil uus peaminister. Kui laps on katki, siis ta on meil uus dispanseri nii-öelda ohver, riik maksab selle kõik kinni.
See on see lihtne nagu ütleme, vaade, mida vanemad tihtipeale unustavad. ehk siis kokkuvõttes jätke oma egod ukse taha, seadke lapse huvid esimeseks ja otsige tuge. Ärge tundke häbi tuge Jaa, otsimisel. jaa, et noh, seal on vanematel soovitused ka võib-olla sellised, kui noh, vanemad peaksid selgitama enda lapsele minu hinnangul, me tõesti oleme nagu tülis omavahel, aga andma ka nagu vanematena lapsele arusaadavuse, et me lahendame selle, ehk siis niisuguse nagu kindluse, et praegu on jama, aga me teeme selle korda. Ja seda on ka erialakirjanduses öeldud, et lapse suhtes tuleb olla nagu aus. Ei saa olla nõnda, et sa ajad mingisugust jama või räägid talle mingit ninnu-nännut ja ta millestki aru ei saa, saab küll aru väga hästi, aga noh, temale arusaadavas keeles tuleb ikkagi selgitada, kuidas seda olukorda lahendada ja kui on erimeelsused, siis seda ausalt lapsele nagu tunnistama. Et ongi meil jamad, me saame erinevat moodi aru, aga me liigume sinnapoole, et me selle lahendaksime. Ja üks hästi oluline, võib-olla veel üks moment, et, ähm, et lapsele peaksid kindlustunnet teise vanema osas andma need mõlemad vanemad ise, ehk siis ütlema, et sul on üks armastav isa, sul on üks armastav ema. See vaidlus ei pea olema üldse sinu otsustada, aga tihtipeale lapsed võtavad selle vastutuse, sest vanemad ei toeta last. Mhm. Ja siis juhtubki niimoodi, et laps on segaduses, ta ei tea, mida teha ja hästi tihti, mida mina töös näen, on see, et laps võtab ühe vanema poole rohkem nii-öelda nagu hoiaku. See ei pruugi olla kusjuures alati kõige parem valik, aga ta ei oska muud moodi, ta peab selle enda jaoks nagu ära lahendama. See on nagu see lapse kõige suurem variant. Või siis nii, nagu ma ennem alguses ütlesin ka, et kui näiteks vanemad ei suuda teineteist toetada lapsega suhtluses, selgitada talle, et meil on tüli ja me selle lahendame, siis peaks minu arvates sekkuma nagu kolmas osapool ja mina enda teoorias näen seda, et see on ikkagi riik, kes loob sellele lapsele nii-öelda nagu turvalise silla, ma olen seda nimetanud, vanemate konfliktiüleselt. Ehk siis vanemad võivad edasi kraagelda ja karjuda ja raha raisata ja aega raisata, aga laps peab saama selle turvalise jalgealuse või silla, nagu ma olen nimetanud, ja ta näeks enda vanemaid emana ja isana, mitte nõnda, et ta peab valima. Et lapsed on seda ka nagu ütelnud väga selgelt välja õiguskantsleri ühes slaidis ma olen näinud, kus kohas lapsed on väga ilmekalt ütelnud, et aga ma ei taha valida, aga ma pean. Et noh, selline olukord tuleb kuidagi välistada ja siin peaks riik sekkuma selleks, et luua seda turvalist silda. Riigi sekkumise osas jätkates ja liikudes selle seadusandliku poole üle, et mida saab täna riik suhtlusõiguse teemal parandada, mis sinu meelest vajab kindlasti parandamist, et need lapse huvid oleks paremini kaitstud, et see kogu protsess oleks efektiivne, sujuv, mõistlik? Noh, minu arvates juba täna on riik väga palju teinud selles osas, et ma nimetaksin seda riiklikku perelepitust näiteks eelmisel aastal. Ta on üsna värske süsteem, 22 aasta rakendumisega ja ta on nõndavõrd efektiivne, mida ennem ei ole olnud, et kui eelmisel aastal tehti umbes 1000 avaldust riiklikku perelepitusse ja ma lihtsalt kuulajatele nagu selgitan, et selle riikliku perelepituse mõte või sisend on siis see, et kui vanemad on tülis lapsega seotud küsimustes, kuidas laps liigub, siis nad võivad kas ise Sotsiaalkindlustusameti poole pöörduda, kes siis nendele riikliku lepitaja nimetab, või kui nad on kohtusse läinud, juba vaidlevad, siis see on nagu kohtukohustus ka nagu saata tagasi korra läbi Sotsiaalkindlustusameti jälle seesama perelepitaja. Aga mida ma tahtsin öelda, et kui eelmine aasta on 1000 avaldust tehtud, siis sellest 300 on nagu lahendatud lepitusega. Justkui võib nagu tunduda, et alguses väike number, 30% tegelikult esiteks on suur number. Teiseks, meil ei ole kunagi ennem 22 sellist lepituse vormi olnud ja mis selle lepituse nagu efekt on see, et meil on 300 noh, põhimõtteliselt halduskoormuslikku nagu rikkumist või pöördumist kohtusse vähem ju. Et me oleme nagu võitnud sellest riigi vaates hästi palju, aga mis on kõige olulisem, on see, et kui vanemad lepivad kokku, siis laps tunneb seda turvalist tsooni. Kui laps tunneb turvalist tsooni, siis see tõenäosus, et laps katki on ja pärast riik sellega tegelema peab ja meil ei tule uut peaministrit, on olematu. Et see on täna juba riik minu arvates selle suhtluskorra osas teinud hästi suure ja positiivse sammu. Et
see süsteem töötab ja juba ainuüksi lihtsalt üks väikene vahemärkus veel, et kui ma rääkisin sellest, et 1000 avaldust on tehtud, 300 on ära lepitatud eelmine aasta, siis ma julgen väita, et täituri töölauale, sest lõpuks need lepitused, mis siis tehakse, need 300, neid nimetatakse vanemluskokkulepeteks. Ja see vanemluskokkulepe on täitedokument täitemenetluses. Ehk siis, kui seda rikutakse ühe vanema poolt, teine vanem võib täitemenetlusse tulla ilma kohtuta ja neid 300-st täituri juurde pöördumisi, mul täpset statistikat ei ole, aga ma julgen väita, et eelmine aasta on umbes 10. Ehk siis täitmisele tulev protsent võrreldes sellega, mis on kohtu kaudu vaieldud, on ülimadal. Ja see on nagu minu arvates nagu üks suur töövõit nagu riigi vaates. Ehk siis kasutame neid nii-öelda organeid, mis meil juba olemas on, neid variante, mis olemas on, et lõpuks hoida last sellest traumast kaugemal, aga tegelikult säästa ka iseennast, enda aega, enda raha, aga noh, kõige olulisem ikkagi, et säästa last. Jah. Aga nüüd liikudes laste teemadest edasi, võiksime siin lõpupoole nüüd vaadata ka korra tulevikku, et kuidas sulle tundub, kuhu Eestis see täitemenetlus täna on liikumas, et sa just ütlesid selle laste suhtluskorra poolt tegelikult on juba päris hea seis saavutatud, aga üleüldisemalt täitemenetlus. Et kui me võtame näiteks siin 20+ aastat tagasi, kohtutäiturid müüsid võlgnike vara avalikel oksjonitel kuskil füüsilistes ruumides, noh nüüd me oleme liikunud täielikult digitaalseks. Kas meil on üldse kuskile veel edasi liikuda või me olemegi juba siukse ideaalse maailma endale loonud? Iseenesest see süsteem töötab ju, et siis kui 2001 reform tehti ja mida ma reformi all mõtlen, on see, et kui meil nagu vabariik taasiseseisvus 91. aastal, siis täiturite tegevus, nii nagu mina ka alustasin, oli ju riigi all. Ja ka mina mäletan seda süsteemi, et kuidas seal tööd tehti. Siis selle eesmärk, mille pärast üldse riik andis võimuvolituse eraisikute kätte, nii nagu ta täna toimib 2001. aastal, oli kahest põhimõttest tulenev. Üks põhimõte oli see, et riik saaks kulu enda alt, ülalpidamiskulu, halduskoormuse saaks enda alt seoses täitevosakondade manageerimisega ära, pannes siis kohustuse läbi täitemenetluse võlgnikele seda nagu tasu kaudu üleval hoidma süsteemi. Ja teine eesmärk oli toona see, et oleks täitemenetlus efektiivsem. Et ega täitemenetluses nagu kui ma seal täitevosakonnas töötasin, siis oli tõesti nagu see, mis mul kohe meelde tuleb, parkimistrahvide virn oli aknalaua peal nagu päris kõrge, et ega neid ei tahetud menetlusse võtta isegi mitte. Ja see oli tõesti suur kriitika toonasele täitevosakonnale ja täiturid olid alamotiveeritud nendega tegelemast. Siis mina julgeksin küll öelda, et tänane süsteem töötab laitmatult, need 2 eesmärki on saavutatud, aga mida riik iseenesest minu arvates toona ise ette ei näinud, oli õiguskuulekus. Seda eesmärgiks kunagi ei seatud. Aga kui ma nüüd panen perspektiivi, et meil iga aastaga väheneb täitmisele tulevate asjade arv, siis mina julgen küll öelda, et see on õiguskuulekuse nii-öelda nagu linnukene, et meil on riigis läbi selle toimiva täitemenetluse suurenenud inimeste arusaamine, et lihtsam on see asi ära lahendada ilma täiturita, sest täitur niikuinii tuleb ja lahendab selle ära. Ja siis see on minu jaoks moraalselt koormavam ja kindlasti ka rahaliselt koormavam. Ehk siis õiguskuulekus on minu arvates riigi vaates veel olulisem, sellepärast et kui inimese vara hakatakse nagu ära võtma, siis esimene reaktsioon on see põhiseaduslik siukene nagu riive, eks ju, ja öeldakse, see on minu vara, see on minu õigus. Unustatakse loomulikult lihtsa inimese mõttes ära see, et ka põhiseaduses on komakoht, et välja arvatud seaduses sätestatud juhul. Ja see seaduses sätestatud juht, mis pärast koma seal põhiseaduses tuleb, ongi täitemenetlus, ongi sund sisse nagu. Et seda nagu kiputakse ära unustama, aga kuivõrd see õigus on nii emapiimaga inimestele sisse antud, siis on täiesti mõistetav, et esimene reaktsioon on siuke nagu pahameel. Aga seda pahameelt on võimalik välistada, nagu ma ütlesin, läbi õiguskuulekuse. Asjad ei peagi tulema täitemenetlusse, sest nad on ennem ära lahendatud. Ja see on riigi vaates, kui me vaatame nagu kodaniku ja riigi vahelist toimimist, absoluutselt vajalik ja üli nagu hea nagu võimalus, kuidas need olukorrad nagu lahenevad.
Aga jah, ütleme, et kui jah, tõesti olid enampakkumised kunagi olid füüsilised, isegi olen haamrit löönud esimest korda kõige kõrgem, teist korda kõrgem ja nüüd kolmandat korda kõige kõrgem hind, et selle teeb jah, tõesti täna elektroonne keskkond kõik ära. Enamus, nagu ma ütlesin, suhtlus toimub digitaalselt telefoni teel, varade kontroll, toon sulle näite, et kui ma kinnistusraamatust tahtsin teada saada, et kas võlgnikule kuulub vara, siis ma saatsin kõigepealt, kleepisin margi, printisin välja dokumendi, kolme päeva jooksul jõudis see kinnistus raamatusse. Kinnistusraamat vaatas üle selle, tegi väljavõtte sellest, kui oli näiteks vastus, saatis mulle tagasi umbes mingisugune nädal jälle hiljem, on ju, meil oli juba 1,5 nädalat läinud, et ma sain 1,5-nädalase ajaaknaga vastuse, kas tal on vara või tal ei ole vara. See täna käib nagu murdosa sekundiga kogu vara kontroll, mis on registrisse kantud. Et automatiseerimine on tohutu, hüpe on tohutu, kuivõrd ma ise olen selle protsessi juures olnud, minu jaoks tundub kõik loomulik, aga kui ma tõenäoliselt oleks korra kokku puutunud näiteks 2000 alguses täitemenetlusega ja siis oleksin näiteks elanud Aafrikas praegu mingi 20-30 aastat, tulnud tagasi ja vaadanud, siis see oleks nagu selline heureka ja tohutu edasiminek, et see on nagu meeletu. nii et siis kogu maailma perspektiivis on meil päris hea seis täitemenetlusega, asjad liiguvad kiiresti, sujuvalt ja elagu digiriik. Ja seda küll, et noh, jah, on küll mingeid siukseid näiteid, kus kohas on häälekalt võib-olla kuulda ka nagu nõudjate pahameelt, et umbes, et noh, ma olen siin proovinud inimese käest kätte saada, olen proovinud täituri kaudu, noh, kõigepealt kohtust läbi käinud, olen saanud lahendi, nüüd täituri juurde läinud, aga ikka raha kätte ei saa. Et jah, seda pahameelt on kuulda ja tundub ka, et viimasel ajal minu arvates isegi võib-olla need nõudjate vaates veel rohkem, et selliseid küsimusi, mis täiturile esitatakse ja natukene meenutavad, kuivõrd ma ise olen nagu sündinud nõukogude ajal, siis tean ka 90ndate aegasid, et aga need küsimused nõudjate poolt meenutavad niisugust 90ndate aega, et kas ma nüüd pean ukse taha minema sellele võlgnikule ise need asjad nagu korda ajama, et eks loomulikult täiturid selgitavad, et see omakohus kindlasti ei vii kuskile. aga see on üks koht, millega nagu tõenäoliselt riik peaks tegelema, et kas see on nagu ajutine, aga seda intensiivsust kuidagi ma olen nagu tunnetanud. Aga ma arvan, et kui sa küsisid, et kuidas täitemenetlus saaks veel nagu efektiivsemaks, võib-olla nagu lihtsa mitte jalgratta leiutamise kaudu, et kui me võtame sellesama laste suhtluskorra näite ja et kuidas minu arvates väga hästi riik on lahendanud selle lepituse kaudu ära, et laps oleks seal nagu juures päästetud ja vanemad jääksid ka terveks, siis minu arvates see lepitus või õigemini õigema sõnaga ingliskeelsest terminoloogiast mediation ehk siis vahendus, kui panna otsetõlkesse, on, mina arvan, üks väga suur muutja ühiskonnas üldse, et see ei ole üldse nagu Eesti täitemenetluse võimalik muutuja või muutja, et täna seda nagu ei rakendu, aga see, ma tean, et Euroopa Liidu liikmesriikide seas ja maailmas üldiselt tegeletakse vahendusega või mediationiga väga-väga palju ja nii nagu riiklikust perelepitusest on näha, on sellel nagu edulootus väga suur võrreldes sellega, mis kohtu kaudu nagu vaieldakse selgeks ja proovitakse seda tõe ja õiguse nii-öelda Andres ja Pearu kombel lahendada, et mina arvan, et kõikidesse tsiviilnõuetesse peaks sisse tooma mediationi vahenduse mõõtme ja miks mitte andma selle võimaluse lahendada neid dokumente teha ka kohtutäituritele endale, et need vahendusmenetlused oleksid nähtavad, sest täituritel on ju registritele juurdepääs, nad saavad nende menetluspooltega, võlgniku sissenõudjaga kokku ja ega siis selle lahenduse või lepituse või vahenduse mõte ei ole, et täitur teeb nagu kohusotsuse, vaid et see pigem on nagu ikkagi niisugune nagu pooli toetav menetlus, kus pooled ise lepivad kokku, et millistel tingimustel, kuidas see olukord nagu ära lahendatakse. Ja see kokkulepe on alati nagu kõige parem, et enamus nendest kokkulepetest tõenäoliselt, kui täiturile selline õigus antakse, täituri töölauda koormama ei hakka, et pigem need lahendatakse ära, aga kui hakkavad, siis on see vähemasti nagu juba selge. Et see on võib-olla mõõde, millele võiks nagu riigis täitemenetluse paremaks muutmisel keskenduda, aga kui mõelda nagu muudatusi, mis minu kõrvu on jõudnud, et näiteks
riiginõuete, kohtutäituri käest äravõtmisi, siis mul ei ole kunagi olnud nagu mingisugust traagikat selles osas, et aga mis siis, kui riiginõuded, nagu praegu riik on nagu kõva häälega avalikus ruumis välja ütelnud, et võib-olla võiks Maksuamet hakata täitma. Ma ei ole kunagi nagu sellest mingit suurt traagikat teinud, lõppastmes see on riigi otsustada, et kuidas võiks olla sundtäitmine riigis rakendatud, kas ta on nagu erasektori, nagu praegu on, või riigi vaates, aga mis minu jaoks nagu ütleme, riigi kodanikuna küsimus tekib, et kas siis on meil nagu probleem. Et kui midagi muuta, mis on nagu sellise suure mastaapse ümbertegemisega seotud, siis see kõik maksab raha. Esiteks. Teiseks tuleks mõelda, et muudatust eelkõige on vaja ellu kutsuda siis, kui on meil probleem. Näiteks 2001 eelselt oli meil riigil täitmisega probleem, ei suudetud täita, efektiivsus oli madal, riik hoidis seda kulu enda peal üleval. Täna asi toimib. Ma nagu ei suuda hetkel näha nagu riigi kodanikuna probleemi, et miks on siis vaja nagu seda süsteemi ümber ehitada ja nagu muuta. Aga mis on minu arvates hästi oluline võib-olla on ka see, et isegi kui riik otsustab, et riiginõuded näiteks jäävad riigi enda hallata Maksuameti kaudu, siis küsimus tõenäoliselt on ikkagi ka selles, et kas see proportsionaalsus on täitetoimingute vaates võrdne ja õige, et Riigikohus on sellele alles hiljuti enda tähelepanu ka nagu suunanud, et riiginõuete täitmine peab olema proportsionaalne nende tsiviilnõuete täitmisega. Täna tegelikult ta ei ole, et need nõuded, mida Maksuamet täidab, nendel on nagu haldusmenetluse vaates hoopis teistsugused õigused, et lihtsustatult öeldes, et kui on siin 60 meetri nagu stardipakk ja nii eratäitur kui ka Maksuamet saaksid samal ajal startida, siis selle sprindi võidab Maksuamet. Sellepärast, et nendel ei ole kohustust kätte toimetada, vabatahtlik täitmistähtaeg on lühem, ehk siis kui me jõuame isegi vajaduspõhiselt võlgniku vara arestimise juurde, siis täitur on juba seal kohe eos, ennem kui see stardipüstoli pauk käib, juba kaotanud. Et siin peab riik hakkama tõenäoliselt hindama, et kuidas oleksid kõikide menetluspoolte õigused võrdselt garanteeritud, tagatud, nõnda et tsiviilnõuded, kus on võlasuhted või näiteks elatisasjad, ei saaks halvemini koheldud kui riigi enda nõuded. Et see on kindlasti koht, on ju, ja riigi kodaniku vaates samuti, et kas niisugune süsteem, kus on nagu eranõuded eratäituril ja avalik nõuded avalikul sektoril, et kas see on kodaniku vaates selge, kas on tema jaoks arusaadav. Et neid hindamise kohtasid kriitiliselt riigi vaates kindlasti on nagu palju, on ju. Ja võib-olla nagu see tasustamise osa on ka koht, mida kriitiliselt vaadata, et on ju siin sotsiaalmeedias häälekalt Priidu Pärna notar kõnelenud heade ametivendade nagu alatasustatusest, et ega see ei ole nagu täiturite juures ka mingisugune eilne päev, et 2017. aastast põhimõtteliselt tasusid tõstetud ei ole. Ja see koht on nagu see, kus minu arvates, et kui võrrelda niisuguse nagu näitena, et kui sa tellid autoremondi ja kui sa nagu tead, et see mingisuguse osa, ma ei tea, karburaatori vahetamine muidu peaks maksma 100 eurot, aga sul on ainult 10 euri, sellepärast et tasud on nii väiksed, on ju, siis sa ei saa oodata ka seda teenust sellises kvaliteedis, mis võiks tagada nagu sinu ootuspärasuse, et seal on need küsimused, et kuidas tulevikus notarid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid suudaksid näiteks enda büroosid võimekate ja töökate ja tublide ja tarkade inimestega konkurentsivõimeliselt täita. Et kui tasud on madalad, siis on seda nagu väga raske nii IT-sse investeeringuid ka nagu enda töötajatesse investeeringuid teha, et need on need kriitikakohad, mis kindlasti peaks koos riigiga üle vaatama. Ma arvan, need on siia lõppu väga head ja ausad mõtted ja ma omalt poolt tahaks veel korra üle rõhutada seda, mis sa ise välja tõid, et see lepitusmenetlus võiks olla tõesti kõikides tsiviilasjades. See on väga hea mõte, ma Täiesti arvan, nõus. siia lõppu. Ja ütleme siis siia lõppu kokkuvõtteks, et täitemenetlus on valdkond, millest küll jah, tõesti räägitakse üheplaaniliselt, aga nagu tänasest vestlusest välja tuli, siis see on tohutult mitmetahuline ja
ja keerukas töö, et mitte ainult juriidilisest vaatevinklist, vaid tegelikult ka sellest inimlikust poolest ja eriti just lastega seotud teemadest, mis siis võib-olla näitavadki, et kui õhuke see piir on seaduse täitmise ja nende päriseluliste olukordade ja päris inimeste vahel. Et ma loodan, et meie tänane episood andis kuulajatele natukene selgema pildi sellest, kuidas täitemenetlus toimib, kes on kohtutäitur, mida ta teeb ja miks ta roll on väga oluline ja mis küsimustega kohtutäituri büroos üldse igapäevaselt tegeletakse. Seega aitäh sulle, Risto, et sa tulid ja neid olulisi, aga keerulisi ja just ka emotsionaalselt keerulisi teemasid nii ausalt ja põhjalikult meiega avasid. aitäh kutsumast! Aitäh ka kõigile kuulajatele, et olite meiega. Kui see teema teid kõnetas, siis olge head ja jagage seda episoodi ka teistega ja andke meile ka tagasisidet, sest et just nii saame me veel järgmisi saateid veelgi paremaks teha. See oli podcast Paragrahv, mina olen Mirel ja kohtume juba järgmises episoodis.